Nii, tere õhtust! Aavo räägib siinpool. Tänane teema on GNG kogukond ja ütlen kohe ette, et olen selle projektiga pea 5 kuud olnud seotud, alates täitsa ettevalmistusest saadik. Sealhulgas siis enne, kui ei olnud ei mingeid kodulehti, polnud ühtegi inimest, polnud mitte midagi, oli idee, mis hakkas valmis saama. Aitasin firmal seda nii-öelda omalt poolt täiendada oma kogemustega, sest olen aastast juba natukene 2000 tegelikult turundusega tegelenud ja 2002 kuskil hakkasin täiejõuga toimetama, muud tööd sellest hetkest mul ei ole. Oma kogemusi palju, olen üles ehitanud mitu võrku, mis on üle 50 000 suurused. Seega mul on kogemusi olla liidripositsioonis ja olla liidri ja firma vahel, just nii-öelda see vahendaja, kes nii-öelda vaatab, et mõlema poolene informatsioon oleks arusaadav ja kohane ja õige ja täpne. Ja sellega seoses on ka mul päris palju loomulikult kogunenud kogemusi. Ja miks ma seda räägin on sellepärast, et GNG Community on äärmiselt unikaalne projekt, millist taolist maailmas ei ole olnud. Ja kui ette rutates, kui ma sellest nüüd olen rääkinud 3 kuu jooksul umbes 300 inimesele ja saanud üksjagu tagasisidet, ma oskan teha kokkuvõtteid. Kõige esimene kokkuvõte või kõige enam levinud vastus on see, et täna mul pole seda vaja või mul pole selleks aega. See on absoluutselt vale vastus. Ja te saate poole tunni jooksul aru, miks. Kahjuks enamus inimesi ei anna üldse vastust. See on veelgi nii-öelda kurvem, aga see on nende enda mure, sest nad isegi ei saa aru, millele nad tõeliselt jätsid vastus andmata. Ja kui ma nüüd lähen natuke tagasi ajalukku, mis oleks hea teada, et mõista turunduse ja projektide olemust on, siis 20+ aastat tagasi oli praktiliselt kõik ettevõtted turunduses ühte laadi. 5% müüsid erinevaid tooteid, vahest ka teenused, aga valdavalt tooteid. Seega lihtsalt valisid erinevate tootefirmade vahel, missugune sulle meeldis ja kui sa tahtsid turundusega teha lisa- või põhitööd, siis nii-öelda valisid sellise firma, mis võib-olla toote või muu pärast sulle meeldis. Täna 20 aastat hiljem on turg absoluutselt teine ja meil on põhimõtteliselt jämedalt võttes 3 sorti projekte turunduses. Esimene on need, millel toode puudub või mille toode on hype. Ehk siis nii-öelda vale toode või sisuliselt tarbetu või olematu toode. Need on paljud krüptotooted, need on paljud nii-öelda finantstooted, mida ei eksisteeri. Siis endiselt on teine väga suur kategooria on päris tooted, nii-öelda füüsilised tooted, mis saab osta, süüa, kasutada, igasugused vidinad, toidulisand ja nii edasi. Ja kolmas, kuid suhteliselt väikene kategooria on siis nii-öelda finantsvaldkonna tooted või teenused, millest on reaalne kasu ja kõige parem, kui oleks passiivne kasu. Tihti on seda küll raske ette ennustada, missugune see on. See nõuab väga palju kogemusi ja kontakte, et sa teaksid päriselt, kus seda infot tankida, aga need on olemas, väga üksikud küll. Ja põhimõtteliselt jagunevad finantstooted veel 2 valdkonda. Ühed on need, mis jagavad väärtusi ümber, ütleme siis igasugused treidimised, steikimised, asjad, mis põhimõtteliselt näiteks mind ei huvita, sest see ei loo väärtust, see ei ole stabiilne, see ei ole pikaajaline, see ei anna maailmale ega inimestele midagi uut. Ja siis on üks väga väike hulk ettevõtteid ja projekte, mis reaalselt loovad väärtusi, loovad ka finantsväärtusi, loovad palju muid väärtusi, loovad töökohti. Ja vot need on siis sellised projektid, millel on tõenäoliselt väga pikk eluiga, nendel projektidel on pikk eluiga ja selle projektiga töötades, seda projekti tutvustades ja teistele jagades on teil loomulikult märksa suuremad trumbid taskus ja teil on palju kõvemad kaardid. Ja mis veel on tähtis, on see, et ja selle peale kahjuks paljud üldse ei mõtle, on see, et kui te valite endal projekti, millega hakata siis kas või töö kõrvalt või päriselt nii-öelda läbi turunduse lisa teenima, siis mõelge, kumba on teil lihtsam pakkuda. Kas sellist toodet või teenust, mille tarvitamise peale kulub inimestel raha või sellist toodet või teenust, mille ostmise või tarvitamisega inimene teenib raha? Vastus on päris selge. See, mis toob raha sisse, seda on ju ka palju lihtsam müüa, sest et kõik on sellest ju majanduslikult huvitatud ja see on kasumlik. Ja nüüd me jõuamegi GNG Community juurde. See on ettevõte, mille taga on
2 Norra ärimeest ja üks naisterahvas Inglismaalt, kellel on kokku ligi 60 aastat ettevõtluskogemust, millest viimased 10 aastat tuleb siis finantsvaldkonnast, pangandus, börsid, fondid, indeksfondid, NFT, krüpto, nii-öelda tokenite ja krüpto börsile viimine, ehk need on väga korralik kogemus ennekõike just krüpto valdkonnas ja NFT valdkonnas. Ja see on siis valdkond, millest me täna räägime. Täna on majandusolukord paljude jaoks väga keeruline, üldse kõik on keeruline, poliitiline, mis iganes, ja inimeste mõtted on laiali. Ja nagu ma enne ütlesin, et kui pakkuda mõnele lahendust tema probleemidele või mingit nii-öelda kasvu lisasissetuleku võimalust või mingit tegevusvõimalust, siis enamus inimesi kuulab siin pool minutit või ei kuula sedagi, ütleb, et ei, et mul pole seda vaja või mul pole aega, et see ei ole minu jaoks, ilma et nad isegi üritaksid aru saada, millest jutt käib. Ning võib sellest ka aru saada, sest ega häid projekte pole palju liikunud, aga sellegi poolest muidugi mõistlik enne vastuse andmist või eriti ei ütlemist ikkagi kuulata, natuke süveneda asjasse. CNC Community tuleb siis oma korporatiivselt tegevuselt fondi valdkonnast, nad isegi ütlevad seda indeksfondi valdkonnast, võite guugeldada, mis see tähendab, mis on, indeksfondid on maailma stabiilsemad investeerimisallikad. Ja Standard & Poor's, Dow Jones, need on niisugused tuntud Ameerika omad. Meie ettevõte on loonud vastava ärimudeli või toimimismudeli ökonoomika NFT ettevõtete valdkonda. Jällegi võite guugelda, mis on NFT. 3 kuud tagasi ma ei teadnud sellest midagi, kusjuures ma isegi teadnud, see on indeksfond. Tänaseks on see asi enam-vähem selge. Ja indeksfond NFT maailmas tähendab seda, et see on teatud siis nii-öelda valik väga stabiilseid ja edukaid NFT ettevõtteid, millesse on siis investeeritud, et luua selline kindel portfell, mis kasvab ja mis on stabiilne. Sellega on toimetanud ettevõtte üle 5 aasta ja viimased aasta-poolteist otsiti võimalust, kuidas laieneda korporatiivselt ärimudelilt siis nii-öelda tavainimeste sekka ehk kogukonna mudelile. Miks? Sest et lõppes otsa raha, mida investeerida, aga kuna NFT valdkond areneb nii kiiresti, siis seal on lihtsalt väga palju ressursse, kuhu võiks investeerida, väga palju kasumlikku, väga palju tootlikkust saada. Ja kui me kaasame siia tavalised inimesed, just nimelt tavalised inimesed, mitte ettevõtted, et see oleks stabiilne ja igal tavalisel kodanikul oleks võimalus oma finantsolukorra eest natuke hea seista, oma tulevikku parandades stabiilsemalt nii-öelda oma finantse hoida ja luua endale lisasissetulekut, siis andes seda võimalust meile kõigile, tekib ettevõttel raha, mida sinna fondi paigaldada, sinna NFT ettevõtete taha. Ja niimoodi tegelikult siis muutubki selline fond tegelikult meie koduks, meie investeerimise vahendiks, mis võimaldab meil oma siis finantsasju paremini majandada. Ja see tähendab seda, et see on nüüd esimene kord praktiliselt võib öelda turunduse ja krüpto ja NFT ajaloos, kus tavainimeselt tekib ligipääs fondi majandusse väga väikeste summadega, väga lihtsalt, ilma eelteadmisteta ja sinna maailma, mis on täna kümnete miljardite suurune. Ja meie fondi eesmärk on jõuda triljonini kunagi aastate jooksul. See on väga suur eesmärk, aga ettevõte on kindel, et see on saavutatav. Ja nüüd siis räägikski lähemalt, mismoodi seda tehakse, mis on need vahendid, mida see annab meie kogukonna liikmetele ning kuidas see kõik välja näeb. Meie taga olev ettevõte ehk siis CNC Community müüb meile oma nii-öelda bränd tokenid ehk siis, meie bränd NFT-si. NFT on põhimõtteliselt hästi lihtsalt väljendades digitaalne leping, mis võimaldab teil saada klubi liikmeks ühe lihtsa ostu vormistamisega ja saada kõiki neid nii-öelda
siis boonuseid ja kasutegureid ja kõiki neid nii-öelda võimalusi, mida siis GNC Community oma kogukonna liikmetele pakub. Ehk siis otseselt ei ole tegemist nii-öelda instrumendiga, me ei paku finantsnõu, me ei ole nii-öelda finantsvaldkonnas tegelev inimene või finantsvaldkonnas tegelev ettevõte, vaid me oleme ikkagi siis nii-öelda krüptokogukond, kes saab haridust ja haritust sellest valdkonnast ja oskab ise teha oma otsuseid, kuidas paremini majandada, kasutades ära siis nii-öelda neid võimalusi, mida meie kogukond, meie tokenid, meie fondid ja meie dividendid inimestel pakuvad, kuni hästi üldiselt seda tõlkida. Iga hea ettevõtte või suure ettevõtte jõud ja edu sõltub tegelikult heas kogukonnas, suures kogukonnas, haritud kogukonnas ja hästi organiseeritud kogukonnas. Ja kui ma enne ütlesin, ettevõte otsis kogukonna mudelit selle pärast, et ta saaks edasi laieneda ja nii-öelda sinna peaaegu põhjatusse NFT ettevõtete turgu või fondi investeerida. Ning eesmärk on ehitada maailma suurim NFT kogukond ja maailma suurim NFT fond. See on eesmärk, mis ettevõte on endale seadnud ja põhimõtteliselt siis on meil olemas 2 sorti kogukonna liikmeid. Igaüks võib astuda kogukonda ainult selleks, et paigutada mingisugune summa, sobiv summa meie kogukonda, ostes meie NFT, saades tasuks kingitud tokeneid kogu rahast, mis see NFT on maksnud ja siis lihtsalt nautida kõiki neid edusi, mis passiivne liige sellega saab. Mitte kunagi ei kaasne mitte ühtegi dollarit lisakulu selleks, et olla passiivne kogukonna liige. Teine variant, et saada aktiivses kogukonna liikmeks ja siis nii-öelda kasutada ära kõiki ka marketingi hüvesi ja aktiivset sissetulekut ning täna vaatame nüüd mõlemaid pooli lahus või nii-öelda mõlemaid pooli, et igal ajal oleks aru saada võimalus otsustada, kumba valikut ta tahab enda jaoks eelistada. Seega, selleks, et siis GNC kogukonda pääseda, tuleb osta üks meie NFT-dest. Meil on 6 tükki hinnavahemikus $50–2000 ja võib osta üks või ka mitu. Ost kinnitab teie kogukonna liikme staatuse ja kogu kulutatud NFT rahast firma kingib teile meie GNC tokenid. Ja see token läheb lähikuudel börsile ning börsil saab tema nimeks olemas BNGVN token, see on ametlik nimi, millega ta börsil saab olema listitud. Mida see token annab? Mina mõrdleks seda tokenit tegelikult väärtpaberiga või aktsiaga. Lihtsalt väärtpaberi aktsiaga on tänapäeval väga keeruline teha lepinguid, see on väga kallis, tülikas, nõuab notareid ja ei tea veel mida kõike. Lihtsalt token on tänapäeval lihtne ja kiire vahend lepingute sõlmimiseks, juriidiliselt võimaldab see palju asju teha ja samas token kannabki finantsväärtust. Sellepärast me oleme tokeni peal, aga ei maksa ära ehmatada, et token ei ole lihtsalt krüptovaluuta, millest kõik on teadlikud, mis on volatiilne. Meie tokenil on hoopis teine ökonoomika taga, meie tokeni taga on fondi ökonoomika. Ja kui te olete need tokenid saanud, siis automaatselt laieneb teile kord kvartalis makstavad dividendid sellel tokenile ja loomulikult siis nii-öelda tokeni hinnatõusuga kaasnev väärtuse kasv, mis on siis teie otsustada, kas te tahate seda likvideerida, kasutada kuskil nii-öelda maksevahendiks, muuta mõneks teiseks krüptoks, nagu iga teise tokeniga. Lisaks siis klubi liikmed saavad järgmisest kvartalist alates ka meie koolitusi nii krüpto kui NFT valdkonnas, finantsvaldkonnas või üldse selles valdkonnas, mis teid huvitab, sellepärast et ettevõttel on paarkümmend aastat kogemust igal ettevõtte omanikul eraldi ja nad on nõus oma kogemusi meiega jagama ja kuulavad siis teie ettepanekuid, mis kogemused teid või mis teemad teid huvitavad, et nii-öelda ennast harida. Sest on selge, et kui kogukonna liikmed on hästi haritud, siis see kogukond on ka märksa nii-öelda koostöövõimelisem, märksa efektiivsem ja seega ka kogukonna suurus iseenesest on juba väärtus, mitte ainult fond meie kogukonna taga. Aga nüüd jõuame selle asja tuumani, miks on siis
CNG kogukonna liikmetel hoopis eriline staatus nii NFT kui krüptomaailmas võrreldes ükskõik kellega. Kui keegi liitub kogukonda, liitud saab ainult kellegi kutsega, niisama ei ole see võimalik, siis automaatselt pool sellest NFT müügi summast jääb siis marketingifondi ehk makstakse välja neile, kes tegeleb kogukonna arendamisega, kutsub uusi liikmeid. Miks see number on väga suur? Sellepärast, et väga lihtne. Ettevõtte omanikud ei investeeri ühtegi dollarit meie fondi. See on kogukonna liikmete enda töö ja huvi fondi kasvatada, tuua siia uusi liikmeid, uusi investeeringuid ja sellepärast premeeritakse väga suurelt neid, kes seda tööd teevad. Ja muud reklaamiraha ei kulutata, ehk meie olemegi see reklaamikanal, tavalised liikmed ja seega kogukonna liikme aktiivne staatus võimaldab teil teenida reaalset raha alates esimesest päevast ja see on siis pool kogu müügisummast. 20% läheb automaatselt dividendifondi, mis makstakse siis kord kvartalis välja dividendidena, vastavalt selle, kui mitu tokenit teil on. Ja see on teadupoolest esimene reaalselt dividende maksev token krüpto NFT maailmas. Kolmandaks, 25% praeguses plaani järgi läheb siis nendesse NFT ettevõtetesse ja ka mõningatesse krüptodesse, millesse siis firma usub, millel on nii-öelda näha pikaajalisi häid tulemusi ja see on siis raha, mis tegelikult jääb investeeringusse, toodab kasumit ja jääb siia nii-öelda meie tokeni ökonoomikasse, meie kogukonda ja loob reaalset väärtust meie tokenile. See on siis nii-öelda esimene token, mille taga on päris majandus, päris ettevõte, päris käive, päris kasum, päris tootmine ja nii edasi. Ja firma jätab endale ainult 5% kogu müügitulust, sellepärast, et firma tahab meie rahadega käia ringi väga heaperemlikult ning pikaajalises plaanis kulude vältimine on äärmiselt oluline. Seega siin on siis see, kuidas jaguneb klubi või meie kogukonna käive, mis tekib siis sellest, kui te kutsute sõbra või tuttava liituma oma kogukonnaga. Nüüd meie esimene token on siis nii-öelda pingviini brändiga või pingviini nägu, sellepärast, et lihtsalt ta on selline sotsiaalne loom, kes toimetab väikses kogukonnas, on armas ja niisugune tore ja mingisugune selline ilus, kuidas öelda, kaup meil peab olema, mida me müüme ja NFT on tänapäeval siis selline kaup, mis võimaldab sõlmida lepinguid ja nii-öelda ta on väga paindlik ja mitmekülgne digitaalne toode ja see on lihtsalt siis nii-öelda see, mis kinnitab teie liikme staatuse ja annab teile kõik need õiglused hüved, mida meie kogukonna liikmetele on siis määratud. Ning nagu ütlesin, võib valida ka ühe siis meie NFT, et saada klubi liikmeks, võib osta ka kõik või mõned, see on enda valik. Hea soovitus on, et alustage paari esimese 3 kõige odavama tokeniga või vabandust NFT-ga. See annab teile natukene suurema passiivse sissetuleku, natuke suurema dividendi kohe alguses ja ka natukene kaugemale ulatuva sissetuleku meie marketingisüsteemis, millest ma räägin natuke hiljem. Aga valik on teie enda oma. Ja miks on valitud niivõrd väiksed summad on sellepärast, et ükskõik kas Aafrikast või Indiast või minu poolest kas või siit samast Eestist, kui tõesti kellelgi ei ole täna rohkem kui $100 mängu panna, ta leiab selle summa, millega astuda päris fondi maailma, päris NFT maailma sisse ja saada sealt kogu nii-öelda see võlu ja kasum ja oskused ja teadmised, mida siis nii-öelda kogukonna liikmeks olemine teile annab. Nii et siin on need valikud ja täna ja praegu kehtib siis nii-öelda klubi liikme staatus ainult eraisikutele ja miks on summad väiksed ja miks on eesmärk koguda miljoneid ja miljoneid liikmeid, et väga paljude väikeste siis nii-öelda investeeringutega ja miljonitest ulatuvate liikmetega kogukond on palju stabiilsem kui fond, kus on 5 või 10 investorit ja iga portfell on 10 miljonit. Mõistagi, kui keegi natukene seal midagi liigutab, see mõjutab turgu ja kõigutab seda väga palju. Nii et spekuleerimise ja kõikumise vältimiseks
on summad väiksed, millega saab osaleda ja ennekõike on eesmärk anda tavalistel inimestel, kellel täna puudub teadmine, oskus ja võimalus majandada oma finantsasju oskuslikult ja kasumlikult, seda läbi meie klubi teha. Neile, kellel siis on natuke suuremad ambitsioonid, on võimalus ja hea soovitus osta kõik NFT-d korraga, see maksab $39. Sel juhul firma annab teile 10% tokeneid kauba peale ehk investori seisukohalt loomulikult hea pakkumine. Tuleme veel kord tagasi selle meie tokeni ökonoomika juurde, ehk siis 25% igast müüdud NFT-st läheb investeeringutesse NFT fondi ja täna on meil peaaegu 50 NFT ettevõtet, kuhu firma on jõudnud juba investeerida vähem kui 2 kuu jooksul. Ja 20% läheb dividendifondi ja makstakse välja kord kvartalis. Ja sellest investeeringutest NFT fondi võib öelda nii palju, et märtsikuu tootlikkus oli umbes 20% üle siis nii-öelda fondi ootuste. Ehk see näitab seda, et ettevõte teab ja oskab valida neid ettevõtteid, kuhu investeerida ja investeeringud tehakse väga pikaajaliselt. 3–7 aastat keskmiselt ette on nende investeeringute aeg, sellepärast et veel kord eesmärk on olla siin väga kaua ja väga stabiilselt. Ja nagu näitavad ka siis nii-öelda turuprognoosid, spetsialiste prognoosid, siin eriti on Technavio üks tuntud ennustuste jagaja, et NFT turg läheb selle aasta lõpus, järgmise aasta alguses korralikule tõusule ja järgmise 3 aasta kasv on võib-olla seal kuskil 700%. Paljud arvavad, et isegi rohkem. Ja jääme kas või selle hinnangu juurde, see tähendab seda, et need investeeringud, mis praegugi on juba tehtud päris kasumlikult meie klubi liikmete jaoks, järgmiste aastate jooksul osutuvad veelgi kasumlikumaks. Ja see veel kord meeldetuletus, et kuigi meie nii-öelda hoiame enda käes neid tokeneid, siis see on hoopis teistsugune token, kui kogu maailm teab, mille hind sõltub sellest, kus pool tuul puhub. Meil sõltub see sellest, kui hästi töötavad need ettevõtted, kellesse on investeeritud ja just ütlesin, et isegi praegu sellise nii-öelda suht madalseisuga või stabiilse turuga on valitud ettevõtetesse tehtud investeeringud väga tootlikud olnud. Nüüd veelgi, kui täpsemaks minna nende investeeringute detailidest, siis meie ettevõte jaotab investeeringud 4 kategooriasse. Kõrge risk, keskmine madal risk ja veerand läheb krüptodesse. Kõrge riski alla kuuluvad siis võib-olla väga üksikud projektid, mis ei ole veel jõudnud börsile, enne IPO-d näiteks, aga nendest üldiselt proovitakse hoiduda, sest seal on risk suur. Valitakse siis värskemaid ettevõtted, kellel on vähem võib-olla näidata resultaate, aga on oodata kõrgemat kasumit, siis keskmine risk on tõenäoliselt ettevõtted, kes on juba mingil määral ennast turul õigustanud, toodavad head kasumit ja siis madala riskiga ettevõtted on väiksema kasumiga, aga nad on väga pikaajalised, väga stabiilsed ning fondi jaoks on stabiilsus ikkagi ennekõike oluline meie kõigi jaoks. Ning 25% investeeritakse krüptodesse, kuid jällegi mitte enne IPO-d, sest seal on risk liiga suur, vaid sellistesse krüptodesse, mille taga on teatud tehnoloogiad või midagi sellist, mida firma teab, et sellel on tulevatel aastatel tunduv hinnapotentsiaal. Ja niimoodi tegelikult teie investeeringuportfell moodustub põhimõtteliselt 4 erinevast siis riskitasemest ja kui kas või mõni krüpto kukub nulli või mõni ettevõte siit kukub nulli, siis portfell tervikuna sellest oluliselt ei kannata. See hästi maakeeli lihtsalt öeldes ongi indeksfondi mõte. Et lihtsalt anda mõista, et stabiilsus ja usaldus on see, mida firma meie kogukonna taha ja meie tokeni taha ehitab. Nüüd natukene meie tokenist endast. Esimene token on siis täna hinnaga 10 senti veel saadaval, ta kohe tõuseb. Hinnatõus sõltub ainult käibest, kui palju neid ostetakse läbi kogukonna soovituste. Esialgsed plaanid on jõuda tokeniga börsile selle aasta siis kesksuveks ning börs või börsid teatatakse vahetult enne listingu toimumist. Ilmselgelt ei tohi sellega varem spekuleerida.
läbirääkimised loomulikult käivad, aga need saavad olema korralikud ja usaldusväärsed börsid loomulikult. Kokku on ette valmistatud 250 miljonit tokenit ja lähinädalatel lähevad meie tokenid reaalselt ka blockchaini. Täna on nad veel kõigil meie back office'is, meie kontoris, sellepärast et ettevõte on alles paar kuud tagasi nii-öelda pre-launch'inud ehk eelkäivitanud oma tegevuse ja kodulehe IT-tööd veel jätkuvad, arendustööd käivad, aga võin siinkohal väita, et olles ligi 5 kuud selle ettevalmistusprotsessiga seotud, kui ma liitusin selle nii-öelda platvormiga, siis ei olnud olemas mitte mingit kodulehte, mitte midagi, ma tegin paberil avalduse ja saatsin meili teel firmale, et ma tahan nii-öelda krüptoprojektis osaleda ja see asi kuidagi tehti ära. Tänaseks töötavad leheküljed väga hästi, on väga korralik meedia, sisu on olemas, väga palju informatsiooni ja lisasi, aga arendustöö loomulikult käib, nii et siin on veel väga pikk maa minna, aga ka väga õige aeg praegu investoril tulla sisse, sest hind on ainult 10 senti. Ja listingu ehk siis börsile mineku hinnaks on planeeritud 50 USA senti. Nüüd, nagu just sai mitu korda mainitud, on pikaajalisus see eesmärk ja läbipaistvus. Me oleme esimene fond tõenäoliselt krüpto ja NFT maailmas, mis üldse võimaldab ligipääsu inimestele väga madala lävega ja väga lihtsate vahenditega, kuid see, millele on pandud rõhk, on see, et ettevõte oleks 100% läbipaistev, usaldusväärne ja auditeeritud. Vaat see auditeeritud on kõige tähtsam sõna, sest esimesest päevast alates kõik lubadused, mis firma on teinud, kõik numbrid, mis ta on näidanud, kõik, mida me täna teame või lähipäevil saame teadma ja näha, tuleb üks päev välja maailma top 3 audiitori poolt kinnitatud siis nii-öelda audiitori lepingu, audiitori tulemustega või paberiga. Ja see on esmane olukord nii NFT turundus kui tõenäoliselt isegi üldse krüptomaailmas sellisel kujul, et iga ja sõna otses mõttes iga dollar nii meie tokeni ökonoomikas kui ka meie turundusplatvormil saab auditeeritud ja kinnitatud ja kõigile nähtav. Ja ma arvan, et ei ole vaja mitu korda korrata, mida see tähendab, kui te üks päev lähete sõbrale rääkima sellest nii-öelda GNG kogukonna mudelist, meie fondi mudelist ja teil on audiitori paber näpus. Sest mitte ühelgi teisel ei turundus NFT-ga investeerimisprojektil ei ole näidata kinnitust oma sõnadele ja numbritele, mis on lubatud. Ja see on meie ettevõtte üks nii-öelda valitud suundi ja strateegiaid, et kõik, mis öeldakse, see ka tehakse, ka kinnitatakse tulemustega. Nüüd, kuna investeerimine fondi ja teatud siis ettevõtetesse seal fondis on selline suhteliselt prognoositav tegevus, nagu ka praegused tulemust näitavad, isegi tulemused lähevad prognoosist üle, siis kui on teada, kui suur on meie kogukond ja kui suur on keskmine müügikäive, on võimalus ka välja arvutada, kui suur on meie väärtpaberi hind. Ma kasutan sõna väärtpaberit asendamaks sõna token, sest et siis saavad inimesed aru, millest ma tegelikult räägin. Token palju see jahmatab ära. See tegelikult teie väärtpaber, mis maksab teile dividende ja mille hind tõuseb, kui ta on jõudnud börsile ja tõuseb enne ka pärast seda. See sõltub sellest, missugune on ökonoomika siis meie tokeni taga või meie väärtpaberi taga. Ja eesmärk on meil aasta pärast koguda kogukonda vähemalt 100 000 inimest keskmise müügikäivega $1000 inimese kohta, kusjuures me oleme täna jõudnud juba ligemale 600 peale, kui alustasime 50 pealt paar kuud tagasi, siis aasta pärast on arvestatav siis meie nii-öelda tokeni või meie nii-öelda siis väärtpaber hind vanakooli mõistes $8. Ja seda ainult 100 000 liikmega. Kõik arvavad, et tõenäoliselt see number, siis 100 000 saab kõvasti ületatud, aga jääme sellise pessimistliku hinnangu juurde ja sellegi poolest, kui teil on täna 10 sendiga võimalus osta ja jõuda aasta pärast sinna 8 kanti, siis see on päris hea argument, miks sõbrale
siis nii-öelda GNC liikme staatust pakkuda ja miks see ka ise vastu võtta, selge. Ja 2 aasta plaanid on sinna $30–40 vahel. Ja siin ei ole küll ära näidatud, aga tegelikult on ka firma välja ütelnud, et praeguse seisuga arvestatav või oodatud esimese aasta dividend 8 senti tokeni kohta. See tähendab seda, et kui te täna ostate $1000 NFT, siis teie eeldatav esimese aasta dividend on umbes $800, ehk siis tegemata mitte midagi. Ja siit me jõuamegi tagasi sinna, miks ma meie tokenit nimetan väärtpaberiks, sest ta käitub nagu väärtpaber, ta maksab dividendi. See on nagu hea aktsia, nagu Tesla aktsia või kohalik siin näiteks Tallinki aktsia. Te ei pea seda müüma selleks, et raha saada. Ja jällegi see on esmakordselt maailmas, kus token ei ole müügiartikkel, ei ole spekulatsiooniartikkel, vaid on kogumisartikkel, sest see maksab dividendi. Väga lihtne ja loogiline. Lihtsalt siiamaani pole seda keegi teinud, sest see ei ole nii lihtne, see on ettevõttele kulukas ja väga aeganõudev töö, aga see on ainuke võimalus, kui te tahate turul olla ja jäädagi päriselt ja teenida kasumit. Nii et need on need ootused, mida aasta pärast siis meie koguna liikmed võiksid saada ja seega veel kord, teil on mida pakkuda oma sõpradele, tuttavatele, sest nüüd ei saa, nagu te isegi aru saate, keegi öelda, ei, et täna mul ei ole seda vaja. Ükskõik, kas ta tegeleb turunduse valdkonnas, on ta bussijuht, on ta õpetaja, töötab ta kuskil või on ta ka pangas või mõnes ükskõik mis võib-olla finantspositsioonil. Ma ei tea eriti kedagi, kes reaalselt ei vajaks rohkem finantssissetulekut või kindlust oma elus, oma majanduses. Ja kuna meil on olemas dividendid, mis on passiivne sissetulek, meil on olemas oma token, millel on majandus taga, ökonoomika, mille tõttu selle hind tõuseb, siis sõltuvata sellest, mis tööd te täna teete või kas või ka mõnes teises võrgus töötate, siis meil on olemas selline toode, mis loob teile väärtust reaalselt. Lihtsalt sellega, et te olete korra soetanud ühe NFT ja nii-öelda olete meie klubi ükskõik ka siis passiivne aktiivne liige. Aga aktiivsed liikmed on loomulikult olulisemad, sellepärast et kui te toote sõpru juurde, siis loomulikult tuleb raha meie ökonoomikasse juurde, rohkem investeeringuid meie fondi, meie NFT ettevõtetesse. Kui meil täna on ligi 50 NFT ettevõtet, siis aasta lõpuks on firmal plaanis jõuda kuskil 200–250 NFT ettevõtteni meie fondis, mis teeks meist top 10 fondi maailmas. Aga esimene fond, mis koosneb eraisikutest, tavalistest inimestest, kellel on võimalus NFT turult kasu saada. Ja see pilt näitab seda, kuidas tegelikult väärtust luuakse meie fondi, meie tokenile või meie väärtpaberile, ükskõik kuidas see nimetada. Meil on täna natuke üle 1000 liikme paari kuuga kogunenud ja hind on tõusnud 5 sendi pealt 10 peale. Seega hind on küll täna kõrgem ostes, aga inimesed juba saavad natuke aru, et siin on reaalne fond, reaalselt rahade kasumiga taga. Seega selle hinnal on olemas põhjus, reaalne tootlikkus. Keerame kella paar kuud edasi, meil on 10 000 inimest, hind on näiteks 50 senti. Jah, tõsi kallim osta, aga te teate, et te ostate väärtust, sest meil on võib-olla 100 ettevõtet, kelles on investeeritud, on reaalne kasum, fondil on reaalne väärtus ja hind ei saa kunagi kukkuda tagasi sinna, kus ta oli täna või ammugi eile. Läheme pool aastat edasi, meil on näiteks 50 000 liiget, fondis on üle 100 ettevõtte, fondi väärtus on juba hoopis midagi muud, kui ka võib-olla meie tokeni väärtus on juba $1 või $2. Ikkagi igaüks, kes ostab, teab, et ta ostab reaalset väärtust. Ja kui meil on aasta pärast see 100 000 täis, hind on $5–8, võib-olla 10, kus ta iganes on, vahet ei ole väga, siis jällegi ostja teab, et see on alles ikkagi nii-öelda tee algus või keskpunkt, mitte lõpp, sest et plaan on saada maailma suurimaks fondiks ja lausa on välja öeldud, et plaan on ehitada $1 trillioni fond siia. Seega te ostate reaalset väärtust ja ainuüksi veel kord kordan, et hankides meie NFT, et te saate kogukonna liikmeks, te kogute kord kvartalis dividende. Te ei pea tingimata isegi müüma oma tokeneid või oma nii-öelda siis neid väärtpabereid.
vana kooli mõistes. Ma kordan veel kord, sest paljude inimeste jaoks sõna token lihtsalt tekitab segadust ja arusaamist, et see on midagi, mis on ebastabiilne, millega pole midagi teha. See sõltub ainult sellest, missugune majandus on seal taga. Ja kogukond ise on juba väärtus. Paljud olete kuulnud, et siin on müüdud erinevaid platvorme, kus on kümned tuhanded, 100 000 inimesi, neid müüakse mitte ainult kümnete miljonite, vaid lausa miljardite eest. Igal inimesel on teatud väärtus kogukonnas ja kui need on väga suures koguses, on see väärtus väga suur ja kui nad on haritud ja ka finantsiliselt haritud ja veel rikkad, siis on see väärtus veelgi suurem. Ja seega koolitused erinevatel teemadel tulevad siis kauba peale ja seda loomulikult klubi liikmetele tasuta. Nüüd tahaks veel mainida ära, mismoodi töötab siis nii-öelda see aktiivne kogukonna liige või mis teeb ta aktiivseks. Aktiivseks muutute siis, kui te olete kutsunud 2 sõpra siia liituma ja sellest hetkest alates avaneb teile ka kõik boonused, mida siis makstakse selle eest, kui teie sõber või nende sõber või nii edasi, ostab NFT-si, ehk siis põhimõtteliselt toob oma ressursid siia meie fondi ja sellisel moel siis tegelikult ka see fond kasvab. Et meil on vaja neid aktiivseid liikmeid ja 2 on see miinimumnõue, et te aktiivse liikmestaatuse saavutaksite. Ja nii lihtne see ongi, meil saab liituda alates $50. See protsess võtab aega 5 minutit, see on väga lihtne. Ja kui te oskate seda ise teha, kutsuda sõpru ja aidata neil teha seda sama ja aidata nende sõpradel teha seda sama, ehk nii-öelda dubleerida seda süsteemi, õppida mõned lihtsad sammud selgeks, siis sellest tegelikult võib endale teha ka väga korraliku lisasissetuleku allika, kasutades meie marketingi. Meie marketing on Matrix, mis on siis, töötab 12 tasemeni välja, esimesel 2, teisel 4 ja igal tasemel 2 korda rohkem inimesi, kuni 12 tasemeni, kus on siis 4000 inimest, kokku natuke üle 8000 inimese on teie Matrixis ja siin kõrval on näha protsendid, mitu protsenti igale tasemele nii-öelda siis sattunud või registreerinud liikme käibest maksaks teile välja kohe ja reaalajas. Nii lihtne see ongi. See Matrix on minu üle 20-aastase kogemuse põhjal kõige efektiivsem, lihtsam ja ausam turundusmudel, mis üldse eksisteerib. Ja mul on kogemusi ausalt päris palju. Ning see Matrix täitub iseenesest ülevalt alla vasakult paremale, siin pole mingeid jalgu, mingeid kompressioone, mingeid ajalisi nõudmisi, mitte mingeid trikke. Kõik, mis te näete, see makstakse teile 100% välja. Ei ole mingid 60, 40, 70, 30 lollusi. Kõik, mis siin on 100% teie oma. Ja toon 2 lihtsat näidet selle Matrixi jõust või sellest tasust, mis on võimalus saada ja jätame pikema nii-öelda siis boonussüsteemi presentatsiooni võib-olla järgmise korra peale, kui see peaks huvitama ja seda on vaja. Nagu ma ütlesin, võib alustada $50 või 100, aga kõige mõistlikum on võtta esimesed 3 NFT-d korraga. 50, 100, 250 maksab kokku $400. See on suhteliselt taskukohane number ka meil. See annab teile siis $400 eest tokeneid ja kuna täna maksab siis token 10 senti, siis te saate neid täpselt 4000 tükki. Ja kui te sõpradele õpetate täpselt sama, et esimese nädalaga toote 2 sõpra, kes ostab need sama 3 NFT-d $400 eest ja aitate neil teha täpselt sama, et nädala jooksul igaüks toob 2 tükki juurde, siis hakkab teie Matrix ja ka nende Matrix täituma sümmeetriliselt, ühtlaselt ja äärest ääreni. Ja kui seda süsteemi te oma meeskonnaga kordate kord nädalas ja jätkate sama tööd, siis vähem kui 2 kuuga on teil 7 tasemet Matrixist täis. Ja kui 7 taset saab täis, on teil kogunenud siis nii-öelda marketingi boonuseid $2900 jagu, millest ise kulutasite ära siis 400 enda jaoks ja seega $2500 on tegelikult puhas töövõit esimese 2 kuuga. See on täitsa normaalne algus ja täiesti hea motivatsioon, et toimetada. Läheme natuke edasi, jätame siin vaheastmeid vahele, sest
aeg lõpeb otsa, ei ole piisavalt palju aega seda kõike läbi käia, ajab võib-olla ka liiga segadusse, aga ma näitan, mis on selle meie 12 tasemega maatriksi jõud. Juhul, kui see täita ära kõik 2000 pakettidega, mis siis aja jooksul inimesed ikkagi ostavad. Meil on ainult üks nõudmine turunduses, see on see, et nagu te näete, siin on erinevad värvilised tasemed. Kui teil on need esimesed 3 NFT-d, siis punane, kollane, roheline, siis see avab teie jaoks maatriksis 7 taset. Ehk kaugemale teil boonused välja maksta. Kui meeskond hakkab kasvama 7. tasemest kaugemale, tuleb osta uus NFT, mis avab teil järgmise taseme. Sinine siis 8., hõbedane kuni 10. ja kuldne kuni 12. Kõik, kes maatriksit vähem või rohkem aktiivselt teevad, varem või hiljem jõuavad oma maatriksis sinna 10. ja 12. tasemeni ja ostavad selle 2000 NFT, mis loomulikult annab teile lisatokeneid ja avab teie maatriksi täies ulatuses ehk kuni lõpuni välja. Mis juhtub, kui maatriks täitub ühe korraga siis esimesest kuni 12. tasemeni, milles on kuldsed paketid? See teeb natuke üle $600,000 müügiboonuseid sellest maatriksi tsüklist. Nagu te vist aru saate, neid tsükleid on olnud mitu. Esimene tsükkel kestis 7. ja siis võib-olla 10. tasemeni ja siis uus tsükkel toimis või töötas 12. tasemeni. Need tsüklid korduvad kord 90 päeva tagant, kui siis ostetakse uus NFT, et hoida oma boonused lahti. See on ainuke nõudmine 90 päeva tagant. Neile, kes tahab teha turundust, osta uus NFT, et boonused oleks lahti. See loomulikult toob uut raha siis meie kogukonda, meie tokeni ökonoomikasse, meie investeeringutesse ja NFT fondi, mis omakorda muudab kogu selle fondi ökonoomika siis järjepidevaks ja toob pidevalt raha kassasse juurde. Ning siin on lihtsalt lihtne näide sellest, et turundus on oluline selleks, et fond töötaks ja firma maksab siis, nagu enne oli näidatud, 50% kogu kasumist välja selleks, et hoida need aktiivsed liikmed nii-öelda rahulolevad, õnnelikud, kuna tänu nendele kasvab fond ja ka passiivsed investorid saavad tulu. Nii et kõrvaltvaatajale võib-olla tundub meie kogukonna elu ja meie tokeni elu natuke arusaamatu, sest keegi ei ole tänaseks praktiliselt rakendanud sellist reaalset kasumit toovat ja uusi väärtusi loovate süsteemi. Meie kogukonna väärtus ja meie tokeni majanduse väärtus sõltub reaalselt sellest ikkagi, kui palju me oleme investeerinud NFT ettevõtetesse, kui hästi neil läheb ja see ongi siis oluline eelis teiste ja pea suurema enamuse krüptoettevõtete ja NFT ettevõtete, krüptoprojektide vahel, kes lihtsalt valdavalt tegelevad ka spekuleerimise, treidimise, steikimise või millegi sellisega, mida isegi pole olemas. Nii et siin oligi siis lühike ülevaade meie kogukonna tegevusest. Siin on siis valik, millega saab nii alustada kui ka siis jätkata tegevust iga 90 päeva tagant ja kordan veel kord üle selleks, et olla passiivne, ütleme siis kas või investor või lihtsalt passiivne klubi liige, saada dividende ja vajadusel müüa osa tokeneid või ka kõik tokenid, kui soovite, ei ole vaja kunagi maksta mitte ühtegi dollarit, mitte mingit tasu, mitte mingisugust lisakulusi. See on esimene aus fond, mis ei koori teilt nii-öelda teie väärtusi või raha või sissetulekuid ära peidetud kuludega. Neid lihtsalt ei olegi olemas. Ja seega lõppkokkuvõttes võiks öelda, et kogukond on kogukonna eesmärk on teha liikmed õnnelikuks, ükskõik kas te valite siis passiivse või aktiivse staatuse. Me loodame, et enamus inimesi on aktiivsed, liituvad meie kogukonnaga, kutsuvad vähemalt 2 sõpra. Loomulikult ma soovitan ka oma pereliikmed panna siia sisse, nagu ma olen ise teinud, aga siis pereliikmetele peale ikkagi võiks võtta need 2 aktiivset sõpra ka, kes tegelikult aitavad seda kogukonda ehitada. Pereliikmed tavaliselt püsivad passiivsena ja see on loogiline.
ja nii-öelda aidates siis oma paari, 3, 4, minu pärast kas või 20 sõpra, kelle te olete siia kogukonda toonud, aitate neil seda sama protsessi korrata, jätkata ja õppida ja niimoodi see kogukond kasvabki ja kõik on rahul ja kõik on õnnelikud. Kuna projekt on alles suhteliselt alguses, siis täna on meil sisse- ja väljamakse võimalused piiratud siis USDT-ga, soovitatavalt Tether, siis TRC20 saab ka sisse maksta ERC20 tokeniga, kuid kohe-kohe hiljemalt 2 nädala pärast on meil olemas väga suur nii-öelda lisavõimalus maksete tegemiseks. Ma arvan, selleks suveks tuleb meil välja oma white label wallet ja palju muid finantsinstrumente, millest ma ei taha täna rääkida, aga need on tulemas, sest lihtsalt praegu klubi on alles oma paari kuu kaugusel nii-öelda stardist, seega eesmärk on ikkagi saada liikmestaatus kasvama, saada nii-öelda oma IT-arendused ja kõik need asjad sellisele tasemele, nagu firma on eeldanud ja kogukonna töö käima niimoodi, et see rahuldaks kõiki, nii ettevõtted kui ka meid endeid ning sellega ma arvan ongi antud selline ülevaade ja ka sissejuhatus sellesse, miks G&G on hoopis midagi muud, kui seda täna turul olevad projektid on pakkunud. Räägin nii oma kogemusest, räägin ka teiste liidrite kogemusest, kellega olen selle projekti ettevalmistamisel palju suhelnud ja lõpuks veel kord kõiki meie sõnu, kui ka mõni ei saa aru või ei usu või ei ole kindel, kinnitab maailma top audiitor oma sõnadega paberil või internetis mustvalgel pärast seda, kui token on jõudnud börsile. Ja need on argumendid, millega ei olegi enam lihtsalt võimalik vaielda. Ja teadupoolest see on esimene olukord või esimene selline projekt, mis saab siis nii-öelda need argumendid lauale panna. Ning sellega siis lõpetakski, et mai esimene nädalavahetus, see on siis vist 6. laupäeval, toimub Riias esimene G&G ametlik konverents, event, kuhu saab tulla kohale. Selle kohta leiate informatsiooni meie Telegrami grupist või ka minu käest küsides või meie nii-öelda firma lehekülgi vaadates. Soovitan väga tulla kohale, kes on siin Riiale lähemal, sest kohtate kõikide firma juhtidega, kogu meeskonnaga, teiste liikmetega ja te saate tulevikus öelda, et ma olin kõige esimesel konverentsil, mis toimus ja ma olen esimese umbes 1000 liikme seas, kes alustasid selle kogukonna ja fondi loomisega. Nii et minu poolt siis kõike paremat. Loodan, et oli hariv ja huvitav esitlus ning nautama tagasisidet ja enne kõike loomulikult siis nii-öelda inimesi, kellega saaks teha tööd selleks, et seda kogukonda arendada ja teha meie elu stabiilsemaks, turvalisemaks ja enne kõike, et me igaüks saaks ise oma tuleviku eest vastutada, ilma et me sõltuks poliitikutest, sellest, kus puhub tuul, või ükskõik mis muust jamast. Meil on olemas kõik töövahendid siin, loomaks endale täpselt selline tulevik, nagu on vaja. Otsus on teie teha, abi on meie poolt olemas, kui ainult soovite. Kõike paremat ja kohtumiseni juba järgmistel webinaridel.